Miks meil Eestis üldse korduskasutusnõusid vaja on, sest me oleme ju siiamaani päris kenasti ka ilma hakkama saanud? 2016 tehti selline rahvusvaheline uuring, mis ütles, et kogu Euroopas jõuab randadesse päris palju plastprügi ja kurb oli veel see asjaolu, et umbes 50% sellest plastprügist on ühekordsed. Ja Euroopa Liit on ühiselt otsustanud, et me tegeleme selle probleemiga ja võtame siis midagi ette. Ja siis üks meede on tegelikult selline, mis puudutab siis avalikke üritusi. Et siin me ei ole üksi, me oleme näinud, et teistes riikides tegelikult see väga hästi toimib ja Eesti puhul, kui me 2019 ja 2023 andmeid võrdleme, siis selgus, et see sama avalikel üritustel siis korduskasutussüsteemile üleminek tegelikult vähendas oluliselt jäätmeteket, ütleme, et 50%. Et kui meil varem oli näiteks 2019 laulupeol oli 50 tonni jäätmeid tekkis selle laulupeo ürituse kohta, siis 2023 oli see kogus juba oluliselt väiksem. Ja siin on teistest lähiriikidest väga näha, et see trend nagu jätkub, et lihtsalt inimesed ühiskonnana ei taha enam sellist prügistamist ja nad näevad, et ühe väikse liigutusega ma saan tegelikult panustada päris oluliselt jäätmetekke vähendamisse. Mida ja kas toob lähitulevik lisaks avalikele üritustele ka näiteks tanklakaubandusele, kinodele, ööklubidele, kiirtoidukettidele? Järgmise aasta lõpuks peaks olema meil valmis eelnõu, kus me tegelikult kaalume ka selle korduskasutussüsteemi laiendamist. Et need on nagu need teemad, millega me kindlasti edasi läheme ja siis on ka Euroopa Liidus tulemas suunad, et on olemas siis Euroopa üleselt pakendimäärus ja pakendimäärus seab ka nagu nügib siis meid selles suunas, et need, kes müüvad nagu kaasa toitu, et need peavad ikkagi pakkuma klientidele nagu korduskasutatavat alternatiivi tulevikus. Et on näha, et see trend on jätkuv, et see mõju on hästi suur ja pigem on küsitud, et miks tanklakettidel seda ei ole, miks kinodel seda ei ole, et miks me ei võiks seda laiendada nii-öelda ja minnagi rohkem ringmajandusele üle, et sellist ühekordset raiskamist vähendada, et korra tarbin ja viskan kohe nagu minema, mis liigub siis meile prügilasse või põletamisele, et me võiks ikkagi liikuda sellise korduskasutussüsteemi suunas.